Tere, olen Liina Lisnõmm ning täna tutvustan teile äppi nimega TinyTap. Ja TinyTap on siis selline äpp, millel on olemas nii Androidi kui ka iOS-i versioon, samuti ka veebi oma. Veebi miinuseks on ainult see, et sellega on võimalik mänge läbi mängida, aga sellega ei ole võimalik neid luua. Selleks, et nüüd kas Apple toodetel või Androidi omadel uut mängu luua, on vaja vajutada Create. Seejärel saab siin valida tausta. Võib valida, ei pea valima, võib siit ka pilte valida, samuti ei pea siit valima. Valin praegu taustaks näiteks selle sinise. Vaatad ekraanile, siis läheb see taustapilt eest ära. Selleks, et lisada pilte, on siis mitu varianti. Üks on samuti vajutada siia naerunäo peale. The back. Ja valida siit mõni pilt, näiteks see. Valida uuesti ekraani peale kahe näpuga teha ta väiksemaks või suuremaks ja samuti saab ka teda ümber pöörata. Teine variant on vajutada siia luubi peale, kirjutada siia mingi otsingusõna, näiteks kirss, search, hoida näppu siin lingi peal ja valida sobiv pilt. Näiteks see, vaata uuesti ekraanile, teha siis see näppudega kas suuremaks või väiksemaks või ümber pöörata. Ja kolmas variant on vajutada kaamera nupu peale, teha kas kohe praegu pilt, valida see albumitest või Dropboxist. Mina valin hetkel albumist. Võtan näiteks selle. Uuesti ekraani peale, et panete parajasse suurusesse. Nüüd lisada siia mingi tegevus on Add Activity, Next. Nüüd on 5 erinevat võimalust, mida saab siia lisada. Ask a question ehk küsimust, create a soundboard, loo heli, cut a shape puzzle, teha see pusleks, play a video, mängida videot või say something ehk siis öelda midagi. Ma olin praegu ask a question. Selle programmi miinuseks on see, et neid küsimusi ei ole võimalik kirjutada, ainult peab rääkima. Selleks, et rääkida on record question, kus on kirss, vaadata stop nupu peale, märkida sobiv vastus, ehk siis kirss on siin, teha selle, ehk siis teisisõnu teha selle kesering ümber, vajutada linnukesse peale. Lisada uus küsimus on add question, selleks, et sellega kõik on done. Nüüd selleks, et lisada mingit muud tegevust, on uuesti add foto. Üldiselt jätkatakse samaga, mina lisan vahelduse mõttes praegu mingi muu pildi. Näiteks selle kõrvitsa. Ja lisan otsingust ka taevas. Võib kirjutada inglise keeles, võib kirjutada eesti keeles. Näiteks selle pildi, võtan just ekraanile, teen ta väiksemaks ja loistan paika. Lisan veel mõne pildi, näiteks hobune. Vaatan lingi peale ja valin sobiva pildi. Näiteks selle. Selleks, et lisada see mingi tegevus on add activity, next. Ma teen näiteks see pusle. Pusle peale märgin siis ära selle sobiva pildi, mida ma soovin välja lõigata, näiteks selle hobuse. Vaatan plussmärgi peale, vaatan hobuse pildi peale ja loistan ta teise kohta. Ja vajutan uuesti ekraanile. Vaatan näiteks ka selle taeva, teen siia ringi ümber või kasti, vaatan plussi peale ja loistan ta eemale siit. Ja vaatan uuesti ekraanile. Kõik on, et on done. Veel ühe.
näiteks panen selle. Ja kui tahad ise midagi siia joonistada, siis on vaja vajutada siia pintsli peale. Sest annab erinevaid valikuid, kuidas seda teha, kas kriidiga või pliiatsiga või värvida erinevaid värve. Mina valin näiteks praegu selle siin. Vaatan siia peale ja hakkan kirjutama näpuga puu. Teha tegevust on add activity, next. Panen näiteks, et say something, start recording, see on puu, vaatad siia kasti peale, done. Ja nii edasi, kuni oled teinud piisavalt palju tegevusi, mida sa tahad. Eks see kõik olla, on done. Vaat see mängule nime, seal peale võetud see game 16 peale. Panen siia näiteks proov, lisad tutvustuse, panen uuesti proov, määrad ära kategooria, vanuse, keelte valikus kahjuks ainult eesti keelt ei ole, nii et ta jääb praegu inglise keele peale ja save game, vajutan siia ringi peale uuesti. Siis ta salvestab selle mängu ära. Ei pea sisse logima ja ka kasutajat looma, võib teha ka ilma kasutajata, aga siis on sellel ainult see probleem, et neid mänge pärast kuskil mujal iPadis või tahvelarvutis mängida ei saa. Et kui teha oma kasutaja ja laadida sellega üles, siis saab neid ka pärast internetis kätte. Head katsetamist!